tere, olen Silver laomeistrist, tegeleme laoriiulite müügiga ja täna räägime siis sellest, kuidas valida peenkaubariiulit. Peenkaubariiul, laoriiul, metallriiul, arhiiviriiul, väikekaubariiul, nopperiiul, heal lapsel mitu nime. Eestis enim levinud riiul on meil siin, aga meie oleme müünud juba 10 aastat sellist riiulit. Räägiksin lähemalt sellest, millistest komponentidest need riiulid koosnevad. Põhimõtteliselt koosneb riiul 3 jupist. Tal on tugiraam, riiuliplaat, tugirist. Ja kui me vaatame need riiuleid lähemalt, siis me saame aru, millised erinevused neis peituvad. Kui me võtame need detailid kätte, siis me saame aru nendest erinevustest. Antud riiuli tugiraami post on risttahuka kujuline ja riiuliplaadid toetuvad otse tugiraami postile pressitud nagadele. Siin ei ole sellist janti, et need kulinad, millele riiuliplaadid toetuvad antud riiuli puhul, võiksid kaduda. Risttahuka kujuline riiulipost on väga tugev, ta kannatab 5 tonni. Selle konkreetse toote kohta ma ei oska isegi öelda, palju see võib kanda. Normaalse tugiraami tallal on kruviühendus, aga siin konkreetsel riiulil lihtsalt pressitakse see plaat sinna sisse, mis samuti ei taha seal hästi püsida ja võib kaduda. Moodulriiuli väga tähtis komponent on distantsplaat. Ja kui me vaatame nüüd nende erinevate riiulite distantsplaate, mis siis ühendavad omavahel riiuliposte, siis konkreetsel riiulil on ta suhteliselt vedel ja jätab sellise makaroni maigu. Meie poolt pakutava riiuli tugiraamide distantsplaat on oma mitme ärakeeratud servaga väga tugev. Üks väga oluline erinevus nendel riiulitel on see, et selle riiuli puhul, et riiuliplaadi asukohta muuta, peab riiuliplaati keerama nurga alla. Ja kui sul on palju plaate, siis sa pead need kõik plaadid ennem välja võtma, et sa saaksid seda teha. Loomulikult, kui sul on kodus moosiriiul, siis see seisab ja on paigas, aga kui sul on tootmine ja muutlik elu, siis sul on vaja nende riiulite asukohti muuta. Ja kui me vaatame seda sellel riiulil, siis meil on ainult 5 sentimeetrit vaja ja me saame lükata teise kohta sisse. Risttahuka kujuline post annab sellele riiulile väga suure tugevuse. Sellele on võimalik peale ehitada korrusladu, tekitada sinna kas platvorm või lisada ka teisele korrusele riiulid, mis on kõige odavam viis laopinna 2-kordistamiseks või isegi 3-kordistamiseks. Ka sellele riiulile on võimalik ehitada peale vahepõrand. Olen näinud, töötavad, aga ise ei kasutaks. Teile võib jääda segaseks, miks me räägime 2 erinevast klassist riiulist. Aga meie pakkumine on see, et me müüme seda riiulit sama hinnaga, millega meie konkurendid müüvad seda riiulit. Nii et järgmine kord, kui te hakkate riiuleid valima, juurde ostma, laiendama, siis võtke hinnapakkumine ka meie käest.